Sel aastal on Keenia taas rängalt kannatanud. Tugevad vihmahood on põhjustanud laiaulatuslikke üleujutusi, mille tagajärjel on tuhanded inimesed kaotanud kodud, põllud ja vara. Paljud on sunnitud elama ajutistes varjupaikades. See on lugu sellest, kuidas kliimamuutused tabavad valusalt kõige haavatavamaid kogukondi. Ühtlasi uurisin, kas sellele kurvale nähtusele üldse abi võimalik leida on. Abitöötaja Kevin, kes on ka MTÜ Mondo partner mittetulundusühingu Sivsi Kisumu piirkonna juht, sõnab, et lahendus nukrale olukorrale ei paista leebelt öeldes kusagilt ning valitsuse lubadused olukorra parandamiseks jäävadki tihti vaid lubadusteks. As long as the river is still swelling and there is no proper embankment, then it's still messy, just like this. It has stayed like this for close to 5 years now. From 2021. Minu teekond Keenia ühe suurima linna Kisumu äärealadel viib läbi mitme majapidamise. Surun kätt sõbraliku külarahvaga, kes meeleldi mind oma koduõel vastu võtab. Uurin, kui kaua nad on pidanud neis santides oludes elama. They don't have enough strength now to go search anywhere, so they are highly devastated. Keenias on olemas varajased hoiatussüsteemid, mis annavad inimestele märku peatselt saabuvatest üleujutustest. Aga paljudel inimestel, eeskätt vaesema elujärje peal olevatel inimestel, puuduvad nende teavituste kättesaamiseks olemasolevad nutiseadmed, mistõttu valitsuse ponnistused katastroofide ärahoidmiseks jooksevad suuresti liiva, jõudes vaid neile, kes seda tegelikult ei vajagi, sõnab MTÜ Mondo Keenia arengukoostöö juht Hanna-Marta Lunge. See on põhjustanud palju pahameelt kogukondades, et neil ei ole võimalik ette valmistada üleujutusteks ja intensiivsevateks vihmaperioodideks. Samamoodi on valitsuse hetkesoovitused kolida kõrgematele aladele, mis kogukondadele ei meeldi, sellepärast et nad ei soovi oma kodusid hüljata. Jätkan oma rännakut Kisumu külje all, kus tõusuvesi on küll praeguseks taandunud, kuid osa teest on siiski raskesti läbitav mudamülgas. Siin on näha, kuidas kohalikud kalamehed kuivatavad oma võrke, millega nad siin samas sohus käivad öösel kalal. Tee viis mind veel ka noore naise Feiti juurde, kelle kodu paikneb praegu soisel pinnasel. Kuigi tavapärane põllusaak on kadunud, on see asendunud soistes piirkondades elutseda armastava mudakalaga, kelle püüdmisega tegelevad külas küll ilmselt kõik mehed. Ja kuigi kohaliku külalegendi järgi on pärast üleujutuste algust 5 aastat tagasi asunud kariloomadele öösiti jahti pidama ka püüton, on end inimeste lähedale elama sättinud ka jõehobud. Aastate jooksul ollakse omavahel jõutud peaaegu et sümbioossesse koosellu, ehk teisisõnu üksteist ei häirita. There is no reported because they know how to live that ecosystem, to live happily with the hippos. But at night they cannot get out because the hippos like to graze at night or very early in the morning. So they have to stick inside their houses. Kuigi jõehobude eemale peletamiseks külaelanikel võluvits puudub ning proovitakse üksteise tolereerimisega kuidagi moodi hakkama saada, siis tõusuvee vastu on pärast viimast laastavat vihmaperioodi ehitatud küla taha vall. This is a community initiative where they are trying to put a dike to prevent more water coming inside their homesteads. So as you can see this drainage, you can see the drainage, they trying to bring the soil together and then making the blockage for this water not to, excess water not to go on the other side. Feiti kodust vaid mõnesaja meetri kaugusel elavad naabrid, Mary ja Brian, on saanud sel vihmaperioodil samuti raskelt pihta. Nende kodu paikneb küll täpselt vett hülgava valli taga, kuid päevi kestvate vihmatsüklite jooksul pressib vesi lõpuks ka sellest üle.
uuest viimistlusest hoolimata ei ole see maja kaitstud aga tulevaste üleujutuste eest. Siiski annab alumiinium vähemalt kergemate vihmaperioodide vältel võimaluse selleks, et vesi ei tule läbi katuse ja seina, nii nagu näiteks kõrvalhoonest paar nädalat varem. See siin on hea näide, miks ei maksa oma maja ehitada savist, mudast või isegi sõnnikust. Sest kui vesi tuleb, siis on esimene korrus alt läinud, aga samas, mis sa siis teed, kui sul midagi muud võtta pole? Tadi dulu nalu, oli dia maram. Ya lo, koanya. Mungkin sepuluh barunya ada jalan. Kuigi üleujutused üleüldiselt pole maailmas midagi enneolematut, on need viimastel aastatel muutunud sagedasemaks ja laastavamaks. Suuremad üleujutused Keenias algasid taas umbes 10 aastat tagasi. Kohalike elanike sõnul on olukord läinud halvemaks. In terms of food, security and health, we have been affected so much. That's how we have been in trouble. Ja lõpetuseks nendib Kevin küll kuruameelselt, et on igasuguse abi eest piirkonnas väga tänulik, kuid viimastel aastatele tuginedes ta midagi head tulevikuks prognoosida ei julge. Ja isegi kui üks aasta jääksid üleujutused tulemata, ei jõuaks soistunud põllud siiski vilja kandma hakata. Majority of economic activity has been ruined, the people are being dislocated, so there is no benefit at all.